on Tom Škrsensk ja tervitan teid Unimaki töökoja erisarja järgmises osas, mille nimi on tabavalt Blackout. Jällegi keskendume tööriistadele, mis ei vaja elektrit, seekord höövlitele. Unimak pakub käepärast kolmepõhilise käsihöövli komplekti. Kui Ameerikas nimetatakse meie puidust höövleid euroopalikeks, siis meie Euroopas võime neid höövleid julgelt nimetada, näiteks ameerikalikeks. Need on nimelt täismetallist, keha on valmistatud malmist ja lõikeriistad terasest. Metallhöövlite iseloomulik tunnus on kruvimehhanism noa reguleerimiseks, mis lihtsustab oluliselt laastu eemaldamise seadistamist. Kuigi seda näeb mõnikord ka puidust höövlite puhul, on nendele tüüpiline kinnitamine puidust kiilu abil. Lihtsuses peitub küll ilu, kuid algajad see süsteem usaldusväärselt heidutab. Esimese höövli paigutaksime meie reeglite järgi klopkaatorite hulka, sest teral on veel üks plaat, mida nimetatakse klopkaks, mis hoolitseb parema laastu murdmise eest ja seeläbi loob siledama pinna. Klopka peaks olema 1–2,5 mm teraservast. Korrektuse huvides lisan, et mitte iga höövel, millel on klopka, ei ole klopkaator. Tera laius on 50 mm ja tänu reguleerimismehhanismile on tera ehk šelska. Soovitud asendi seadistamine lihtne ka algajale. Kruviga reguleeritakse ainult tera väljatõmbamist ja kangiga selle külgsuunalist kallutamist, täpsemalt tera serva viimist paralleelsesse asendisse plasiga, et lõigatav laast oleks mõlemast otsast ühtlaselt paks. Teostus on kena. Mulle meeldivad puidust käepidemed, mis ei ole käele külmad ja täpselt töödeldud plokid võimaldavad risti hööveldamist. Järgmine höövel on väike ühekätine siledik, mille tera laius on 40 mm. See on ideaalne väikeste viimistlustööde jaoks, näiteks servade faasimiseks, eriti kõva puidu puhul. Tera on väga väikese kaldega. Lisaks on sellel sujuv piiraja reguleerimine, mis võimaldab kohandamist erinevatele laastupaksustele. Lai ava on mõeldud kiireks materjali töötamiseks seal, kus täpsus pole veel nii oluline ja vastupidi, kitsas ava on viimistamiseks. Komplekti täiendab höövel, mida nimetatakse ka pääsukeseks, mille tera laius on 55 mm, mis meenutab veidi kartulikoorja ja mille ülesanne on põhimõtteliselt sarnane, lõigata ühtlane kiht kumeratelt pindadelt. Kui enamik teisi höövleid on mõeldud tasapinna säilitamiseks, siis pääsuke on vastupidi spetsialist välimistele või sisemistele kaartele. See sõltub roomaja kujust. Tahaksin teile näidata veel 2 höövlit, mis ei olnud komplektis, kuid kuuluvad Tisleri põhivarustusse, nimelt niinimetatud karniishöövlid. Nende eeliseks on see, et neil on tera üle kogu höövli laiuse. Seega on need ideaalsed soonte või poolsoonte valmistamiseks. Need on taas kaasaegse konstruktsiooniga malmhöövlid ja terad on isegi tööriistaterasest, mistõttu on neid küll raskem teritada, kuid see-eest püsib teravus kauem. Põhimõtteliselt on olemas 2 tüüpi karniishöövleid teraga, umbes höövli pikkuse keskel. Ja siis teraga niinimetatud ninas. Need on mõeldud läbikäidavate ja poolsoonte hööveldamiseks. Seda tüüpi esindab tõeliselt väike höövel, mille lõikelaius on 25 mm ja lühike nina, mida saab veel väikeses ulatuses nihutada. Teine höövel on universaalne, asendab nii klassikalist servahöövlit kui ka niinimetatud täisnina. Pikk lisand pakub, nagu tavaline servahöövel, paremat juhtimist. Paigaldada saab aga ainult lühikese nina, mida on küll raskem lõikesse panna, kuid sellega saab hööveldada läbikäidavaid ja poolsoonte. Ja kolmandaks saab höövlit kasutada täiesti ilma ninata, sarnaselt peititega nurkade puhastamiseks. Töötluslaius on 28 mm. Töö käsihöövliga on hoopis teine tera. Esiteks ajab see teid korralikult higistama ja teiseks on hööveldatud detailipind hoopis midagi muud kui elektrilise höövli puhul. Ja kolmandaks, õige hööveldamise kõrvalproduktiks on ilusad laastud, millel on palju praktilisi ja esteetilisi kasutusvõimalusi. Ja kuidas sa tegelikult õige kiibi seadistad? Kui jätta kõrvale höövel, millel on kaarjas tera ja mis on mõeldud suurte laastude eemaldamiseks kiireks, kuid jämedaks pinnatöötluseks, peaks laastu paksus olema ekspertide sõnul nagu paber. Vähesed neist aga lisavad, et nagu sigaretipaber. Seega peaks see olema pool läbipaistev. Muidugi ei suutnud ma vastu panna ja tahtsin höövleid kohe pärast varustuse saamist proovida. Ja need töötasid tõesti kenasti. Koos nendega tellisin ka peitite ja höövliterade teritamise vahend.
ning pean ütlema, et alles pärast eritamist oli see tõeline nauding. Tööd selle vahendiga näitame mõnes järgmises videos. Ja kui teid huvitas lisatöökoja kruustang, mis on hindamatu mitte ainult hööveldamisel, siis vaadake Black Code seeria esimest videot, kus ma näitasin selle paigaldamist tööpindile ja puidust lisade paigaldamist. Nagu näete, pakub käsitööriist, mõnikord isegi paremaid tulemusi kui kaasaegsed masinad ja töö sellega pakub eelkõige suuremat rahulolu. See on ka veidi ohutum kui kõrge pöörlemiskiirusega masinad. Iga töödeldud ese on lisaks originaalne. Puitlaastplaadi armastajaid pean aga kurvastama, sest enamik traditsioonilisi käsitööriistu ja vahendeid on mõeldud täispuidu jaoks. Linke kõigile mainitud toodetele leiate video allkirjast. Palun tellige ja klõpsake kellukese ikoonil, et saada teateid uutest Unimaki töökoja videotest. Teie meeldimine või konstruktiivne kommentaar rõõmustab meid samuti. Olge tublid ja näeme varsti Unimaki töökojas.